tere, head vormelipäeviku kuulajad! Möödus Suurbritannia Grand Prix Silverstone'i rajal, kust siis võib öelda, et saime ainet paljude huvitavate ja keeruliste teemade jaoks, millest siis selles saates täna rääkida. Seega hakkamegi kohe sellega pihta. Mina olen endiselt vormelipäeviku ainus saatejuht ning täna saates vaatame siis üle, et missugused on praegused sõitjate lepingud tiimidega ning mis võib muutuda järgmise aasta sõitjate reviis. Seejärel tagasivaade möödunud Briti Grand Prix'le, sealhulgas vorme 2 ja vorme 3 sündmused ning nagu ikka, eelvaade tulevasele Belgia Grand Prix'le ning kellele tasuks pilku pöörata. Alustame siis sõitjate lepingutega ja siis võtamegi siin nüüd tiimide kaupa, alustades siis konstruktorite arvestuse liidist Mercedesest. Seal sõidavad siis praegu George Russell ja Andrea Kimi Antonelli. Mõlema puhul siis, kui ma viimati vaatasin, siis lepingud olid selle aasta lõpuni, aga hiljuti siis tiimipealik Toto Wolff kinnitas, et nende sõitjate rivi jääb samaks järgmisel aastal, seega seal muutusi ei tule. Ferraris Charles Leclerc pikendas juunis oma lepingut, see kestab nüüd siis 2028. aasta lõpuni ja siis Lewis Hamiltonil, kui ta liitus Ferrari'ga, sõlmis algul mitmeaastase lepingu. Tema puhul siis ei täpsustatud, kui pikk see on, aga arvatavasti on see 27. aastani. Lisaks siis tiimipealik Frédéric Vasseur kinnitas, et Hamilton siis püsib selles tiimis järgmisel aastal. Seega Ferraris samuti muutusi ei tulegi ning tegelikult polegi vaja midagi muuta, vaadates praegust hooaega. McLarenis on mõlemal sõitjal lepingud järgmiseks aastaks olemas. Lando Norrisel väidetavalt kehtib 27. aastani, Piastri 28. aastani. Nüüd aga, kus see asi läheb natukene põnevamaks, on Red Bull. Nimelt siis Max Verstappenil on leping 28. aastani olemas juba, aga on levinud kuulujutud, et äkki ta lahkub Red Bullist. Vahepeal olid jutte, et äkki läheb Mercedesesse, võib-olla isegi McLarenisse, aga siis nendes tiimides sõitjate rivi ei muutu ning lepingud on iseenesest neil juba olemas, et ning ma nagu väga ei näegi põhjust seda sõitjate rivi muuta, kuigi on võimalik Verstappen saada. Seega tekib küsimus, et kas Verstappen jääb Red Bulli või lahkub üldse Vormel 1 sarjast. Sest see hooaeg on olnud üsnagi frustreeriv tema jaoks, võib nii öelda. Seega, aga ma arvan, et ta vähemalt järgmise aasta veel püsib tiimis, et selles mõttes veel ei lähe üle piiri sellega, välja, et kui miskit tõesti juhtub hooaja teisel poolel, mis siis paneb teda tiimist lahkuma. Ning tema tiimikaaslane Isaac Hadjar, temal on minu teada siis leping selle aasta lõpuni, et nagu selline üheaastane leping nii-öelda. Et pikemalt praegu polnudki tarvis sõlmida, sest Red Bullil on viimastel aastatel tähendab olnud see teise sõitjaga nii-öelda probleeme nii-öelda, et nemad ei ole siis teinud selliseid tulemusi nagu Max Verstappen, aga Hadjar on võib-olla selles mõttes needuse natukene ära nii-öelda, et enam ei ole kilomeetrite kaugusel Verstappenist, et vaid ongi üsnagi tema tasemel tegelikult ning ma ei näe põhjust, miks peaks Hadjari Red Bullist välja kukutama, et ma arvan, et ta siis püsib tiimis järgmisel aastal ning Verstappeni puhul ma arvan ka, et ta püsib järgmisel aastal, aga võib-olla kui siis võib põnevamaks minna, on 2028. aastaks. Sest siis näiteks lõpevad lepingud Lando Norrisel McLarenis ning siis ka Mercedese meestel arvatavasti, et Mercedes on nagu see, millega ta põhiliselt seotud on. Aga eks siis aeg näitab. Edasi siis
võtame Alpiini, Gasly sõlmis juba eelmisel aastal lepingu pikenduse, tema püsib tiimis 28. aastani. Colapintol arvatavasti on siis üheaastane leping, no see eelmine aasta polnud just nagu jah, tal kõige parem, et punkte ei teeninudki, mistõttu oligi jah, tal selline väike konkurents koha nimel, kas saab selleks aastaks koha Franco Colapinto või Paul Aron. Lõpuks siis sai koha Colapinto, et aga no siis arvestades seda, et no eelmine hooaeg ei olnud kõige parem, et siis nagu ei julge väga pikka lepingut teha, eks ole. Et lihtsalt vaataks, kuidas see 26. aasta tuleb nii-öelda. Ja tegelikult Colapinto on nii-öelda taset tõstnud võrreldes eelmise aastaga, et ta on teinud päris tugevaid tulemusi ning edastanud ka mõnel korral oma tiimikaaslas Pierre Gasly'd. Seega ma arvan, et Colapinto jääb järgmiseks aastaks Alpiini. Nii järgmine tiim, Racing Bulls, et nagu Red Bullilgi võib ka selline natkene kuumem teema olla nii-öelda. Praegu sõidavad seal Liam Lawson ja Arvid Lindblad, kellel on leping selle aasta lõpuni ning vahepeal on juba jutud olnud, et äkki liitub Racing Bullsi tiimiga Nikola Tsolov, kes siis praegu vorme 2 teeb suurepärast hooaega. Et ma mäletan, et peale seda eelmist vorme 2 nädalavahetus ma jäin mõtlema, et see Nikola Tsolov on justkui see vorme 2 peategelane praegu nii-öelda nagu see mees. Et see, kellel on kogu see tähelepanu nii-öelda. Ja siis sellega tulidki jah need jutud, et äkki on Solovil juba järgmiseks aastaks vormel 1 koht olemas, aga siis Racing Bullsi tiimipealik minu meelest ei kinnitanud neid jutte, et lükkas need ümber. Ning noh, see ongi selles mõttes keeruline teema, sest Tsolov nagu teeb päris head hooaega, aga samas Liam Lawson ja Arvid Lindblad on samuti teinud väga tugevaid sõite sellel aastal. Et nagu selles mõttes justkui poleks põhjust neid välja vahetada, aga siis nagu tekibki küsimus, et mis saab Tsolovist. Et kas see potentsiaal läheb raisku või ning siis samas tuleb ka see risk, et kui panna ta sinna autosse, siis ei olegi jah, nagu see kõige parem hooaeg nii-öelda. Et noh, nagu ei olegi päris see, mis nad ootasid nii-öelda. Ja siis noh, ei olnudki nagu justkui kasu nagu ühe sõitja kõrvale panemisest nii-öelda. Aga samas võib ka juhtuda vastupidine, et Tsolov näitab väga häid tulemusi. Et selles mõttes see on keeruline teema ikkagi. Aga samas selle probleemi tegelikult lahendaks see, kui Max Verstappen läheks Red Bullist ära, sest siis saaks ühe Racing Bullsi mehe tõsta Isaac Hadjari kõrvale Red Bulli, et olgu see siis Lawson või Lindblad. Noh, Lawson, loogilisem oleks panna just küll Lawson sinna sisse, sest ta on nagu nende kogenum kui Arvid Lindblad ning seda kogemust olekski Red Bullis vaja. Aga samas siis Lawsonil juba on kogemusi Red Bullis. See oli siis eelmise aasta alguses esimesed 2 etappi, mis ei läinud just kõige paremini nii-öelda. Et siis ma ei tea, selles ei saa enam just nii kindel olla, kuigi Red Bull on tegelikult võrreldes tolle ajaga väga palju muutunud, eriti võtmeisikute poolest. Et aga mis ma arvan, et saab Racing Bullist? Et ma pakuks ikkagi, et Lawson ja Lindblad jäävad sinna tiimi ning Tsolov siis jääbki justkui nagu selleks reservsõitjaks või midagi sellist. Aga siis 28. aastaks võib Tsolov küll koha teenida. Järgmisena siis Haas. Oli mõlemal sõitjal on praegu selle aasta lõpuni leping. Oli Beermani puhul ma eeldan, et ta jääb sinna tiimi, et pole põhjust teda välja vahetada. Aga Ocon võib olla seevastu nagu sellisel kuumemal istmel, nii et nagu inglise keeles öeldakse hot seat. Et see hooaeg ei ole tal just kuigi tugev olnud, et minu teada on siis ta teeninud kõigest 3 punkti sel aastal ning jah, tulemas pole siis nagu
sellised kõige tugevamad olnud, et selles mõttes Ocon võib selle aasta lõpus koha kaotada Haasi tiimis ning siis tekib küsimus, kes asemele tulla võib. Ja siis selleks nimeks ma nomineerin Rafael Camara, kes praegu sõidab Vormel 2 sarjas ning eelmisel aastal oli ka Vormel 3 meister. Nüüd, see on ka selline võib-olla natuke kahtlane, et see ikkagi sõltub sellest, kui häid tulemusi Rafael Camara teeb, aga noh, kui ma peaksin ennustama, siis ma arvan, et ta ikkagi saab koha ning Ocon on sel aastal peale seda aastat siis Vormel 1-st läinud, noh, põhisõite kohalt vähemalt. Edasi Williams, Albonil on leping järgmiseks aastaks juba olemas, Sainzil on selle aasta lõpuni, aga ma ei näe, et Sainz kuhugi mujale läheks ning et Williams tahaks teda vallandada, seega Sainz, ma arvan, et jääb Williamsisse. Audis mõlemal mehel, nii Nico Hülkenbergi kui ka Pier Bortoletol on selle aasta lõpuni leping, aga ma arvan, et noh, Audil on nagu nendega ikkagi nii-öelda pikaajalisem eesmärk, seega ma ei usu, et neid praegu välja vahetatakse. Ning noh, kedagi nagu väga ei ole justkui nagu sellest Audi perest võtta ka, sest nii-öelda mingit Audi juuniorsõitjat praegu Vormel 2 ei ole, ongi alles Vormel 3-s, selleks on Freddie Slater. Et jah, ma arvan, et Audi sõitjad jäävad endiseks järgmisel aastal. Aston Martinis Alonsol ja Strollil lepingud minu teada siis lõpevad selle aasta lõpus ning noh, kuivõrd see halb auto on jah Aston Martinil sellel aastal, ma arvan, et nad ikkagi jäävad sinna Aston Martinisse järgmiseks aastaks, sest mina tean, äkki olukord paraneb nii-öelda, et ma ei tea, mul on lihtsalt kuidagi selline tunne, et Alonso ja Stroll jäävad sinna tiimi, sest noh, mujale tegelikult polegi minna ka neil, kui aus olla, ning noh, tõenäoliselt lõpetavadki oma karjääri Aston Martinis, aga ma ei tea, lihtsalt selline kõhutunne on nii-öelda. Ning Cadillac'is nii Sergio Perezil kui ka Valtteri Bottasel on lepingud järgmiseks aastaks juba olemas, seal sõitjate rivi siis ei muutu tõenäoliselt, eriti Perezi pooled, sest ta on teinud tegelikult päris tugevat hooaega, võib öelda. Seega, lühidalt öeldes, mis ma arvan, et ainus koht, kus siis võib sõiti muutuda, on Haasis Esteban Oconi kohal, aga võib ka midagi juhtuda seal Racing Bullsi poolel ning noh, võib-olla kui Red Bullis vesi keeb üle poti ääre, siis ka Verstappen võib lahkuda ning siis see võib nagu omakorda muuta seda pilti, eks ole. Lähme edasi Silverstone'i rajale ja vaatame, mis juhtus Suurbritannia Grand Prix'l. Esialgu siis uuendused, mida tiimid tõid oma autodele, et seekord midagi sellist radikaalset ei olnudki. Kõige rohkem oligi 2 uuendust, mida siis tõid McLaren, Racing Bulls ja Haas. 1 uuenduse tõid Ferrari, Red Bull ja Williams ning ülejäänud 5 tiimi ei uuendanud oma autosid selleks etapiks. Tegemist oli siis sprindi nädalavahetusega, seega vabateeninguid oli ainult 1. Sellel reedese vabateeningu siis oli kiirem mees Lewis Hamilton, teise kohal oli Antonelli, 3. oli Leclerc ja 4. Russell. Et nii-öelda see Leclerc ja Russell tegelikult olid oma tiimikaaslastest tükk maad tagapool, kui aus olla, et nagu paar kümnendikku, aga noh, ikkagi vabateeningud ei tähenda justkui mitte midagi, et see ei ole nagu kvalifikatsioon või midagi sellist. Et ja noh, seetõttu oligi vabateeningute aegade põhjal raske nagu sellist kindlat jõudude vahekorda teha, et nagu mis tiim on kõige kiirem ja nii edasi. Aga noh, lihtsalt selle vabateeningu põhjal ütleks, et kiirem tiim oli Ferrari,
Mercedes ka on selline üpris samal pulgal. Neist nagu tagapool, et nagu mitte just nendega konkurentsis oleks McLaren ja Red Bull. Neist omakorda siis tagapool ehk juba keskväljas oleks ühes pundis Audi, Racing Bulls ja Alpine. Keskväljakus oleks ka Haas, aga nendest kolmest natukene tagapool, omakorda natukene maas Williams ning siis seejärel juba Cadillac ja Aston Martin, et nagu ikka, kui aus olla. Ning vabateeningul ise muidu selliseid sündmusi väga ei olnud, et nagu mis mõjutaks ülejäänud nädalavahetust, et nagu avariid või midagi sellist. Aga Piastil võib-olla sinna natukene hirmus hetk oli, kui ta selles Maggotsi ja Beckettsi kurvikompleksis, mis siis on sinna kiire siksaki kompleks nii-öelda, pani Piasti vahepeal spinni. Õnneks siis seal on väljasõiduala tegelikult üsnagi suur ja siis seetõttu ei pannudki autot seina ning siis sai rahulikult edasi sõita. Edasi siis reedese sprindi kvalifikatsiooni juurde. Esimeses voorus oli kiirem mees Lewis Hamilton, tagapool siis Williamsid suutsid Haasit välja tõugata viimasel hetkel. Ehk siis esimeses voorus langesid välja 17. kohal Olli Beermann, kõigest 1/100 sekund taga sellest Albonist tähendab jah. Seejärel 18. Ocon, Cadillac'i mehed Perez ja Bottas ning Aston Martini mehed Alonso ja Stroll. Teises voorus jälle olid kiiremad mehed Ferraris, et Lewis Hamilton oli kiirem. Aga kusjuures Lando Norrisel oli vahepeal raskusi, et temal ma saan aru, et siis pidurite jahutuskanalid olid natukene kahjustatud pärast esimest vooru, et justkui mingi tükk tuli maha või midagi sellist, et see siis kompromisseeris tema autot nii-öelda, aga sellest hoolimata saavutas ikkagi 10. koha, et viimasesse vooru edasi pääseda. Langesid välja Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto ning siis 15. 16. kohal Sainz ja Albon. Kolmas voor oli kõigest 10 minutit pikk, et see on siis see sprindi kvalifikatsiooni omapära ning siis mida tiimid tegid, oli see, et nad läksid nagu põhimõtteliselt viimasel hetkel välja ning tegid ainult ühe nagu kvalifikatsiooni ringi. Et seega see oli nagu tõeline selline ühe ringi võistlus, et järjest hakkasid sõitjad neid aega tulistama nii-öelda. Aga siis lõpuks oli järjekord järgnev. Hamilton sai kvalifikatsiooni võidu, Antonelli oli 0,011 sekundit tagapool teisel kohal. Kolmas koht, üllatus, oli Max Verstappen, neljas oli Charles Leclerc, kõigest 6000 sekundit Verstappenist tagapool, seejärel George Russell 5. kohal, polnud tema jaoks just kõige parem kvalifikatsioon. Lando Norris ikkagi suutis siis pärast parandusi oma autole saavutada 6. koha. 7. oli Oscar Piastri, kusjuures siis 3. 7. kohani oli vahe kõigest 0,07 sekundit. Ehk põhimõtteliselt, kui sul on selline 3. koha kiirus nii-öelda ja teed ühe siis väikse vea, siis sa võisid vabalt 7. kukkuda. 8. oli Isaac Hadjar, selline 0,13 sekundit taga Verstappenist. Ja siis Liam Lawson oli 9, pool sekundit Hamiltonist aegsem ning 10. koha saavutas Lawsoni tiimikaaslane Arvid Lindblad. Järgmisena siis laupäevased tegevused. Eesti aja järgi minu meelest kella 14 paiku toimus sprindisõit, mis siis on vormülasõidus kolmandiku pikkusega. Enne sõitu siis Albonil autot natukene muudeti, mistõttu oli ta sunnitud alustama boksiteelt. Kõik mehed alustasid keskmise seguga rehvidel, välja jäetud 3 meest,
Nendeks olid siis Valtteri Bottas ning Aston Martini mehed, kes läksid pehme seguga rehvile. 1 tuli, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld, sõit läks käima. Hamilton suutis esimesse kurvi oma kohta hoida ning ei kaotanudki esimese ringi jooksul oma liidipositsiooni Antonellile. Tagapool siis Verstappenil, Leclerc'il ja Hadjaril oli start üsna kehv, nemad siis kaotasid paar kohta, et Hadjar oli siis selles olukorras suurim kaotaja, tema langes minu teada siis 5 positsiooni tahapoole. McLareni meestel seevastu oli suurepärane start, Lando Norris korraks isegi tõusis teiseks, et see oli siis, ta oli siis äkki mingi 4 kohta teeninud või midagi sellist, aga siis sama kiiresti said mööda temast Mercedese mehed Antonelli ja Russell. Seega peale esimest ringi Hamilton oli liider, Antonelli teine, seejärel Russell, Norris, Piastri, Verstappen oli 6, Leclerc 7 ning 8. oli tõusnud Gasly, kes oli teeninud 3 kohta. Aga jah, siis seda joojootamist oli sõidu jooksul üpris palju, et nagu saata mööda, aga siis aga selleks sa kasutasid rohkem seda akut nii-öelda, mis tähendab seda, et sul on järgmisel ringil nagu vähem seda elektrienergiat, mida kasutada, seega nagu siis sinust taaskord möödutakse. Aga noh, mõnikord jäid need positsioonid nagu paika ka nii-öelda. Tagapool samal ajal siis teisel ringil põrkasid kokku Sergio Perez ja Fernando Alonso. Ma ei ole kindel, et seda otsepildis näidati, aga mis seal siis juhtus, oli see, et kolmandasse kurvi minnes Sergio Perez pani oma pidurit plokki, seetõttu siis ei saanud oma autot justkui Apexisse keeratud ning siis sõitiski oma esitiivaga Fernando Alonso tagumise parema ratta pihta. Selle tulemusena Alonso siis pani spinni, Perez pidi boksist läbi käima, et autot parandada ning hiljem sai ka lisaks 10 sekundit karistada. Eespool siis Norris isegi suutis poodiumi kohale tõusta, möödudes Russellist. Russell siis seevastu korraks kukkus ka minu teada 5. ehk Verstappeni taha. Et jah, seal tagapool käis ka seda kohtade jagamist, aga samal ajal siis eespool, ütleme, et seal sõidu keskpaigas sai Antonelli Lewis Hamiltonist mööda, nagu šuhti, lihtsalt läks mööda ning sellega saavutas oma karjääri esimese sprindietapi võidu. Hamilton siiski suutis lõpetada teisena, 2,7 sekundit tagapool. Lando Norris ikkagi saavutas 3. koha sprindisõidus, tema jaoks kindlasti suur üllatus. Russell siis saavutas 4. koha, lõpetades Norrisest vähem kui sekundi kaugusel. Seejärel tuli Leclerc 5. kohal, Verstappen kukkus natuke tahapoole, tema siis lõpetas 6. Piastri tuli 7. üle finišijoone ning 8. koha nimel oli natukene võitlust sõidu lõpupoole selle Liam Lawsoni ja Isaac Hadjari vahel. Ja siis vahepeal oligi üks olukord, kus nad peaaegu põrkasid kokku, et sinna Stowe'i kurvi minnes, ehk see kurv enne viimast šikaani, seal siis Lawson justkui nagu keelas pidudamisel kurvi siseküljele, mistõttu siis Lawson ja Hadjar said üksteisele väga lähedale vahepeal. Hadjar siis kurtis selle üle, aga sellele Lawsonile karistust ei antud selle olukorra eest, tänu millele ta siis ikkagi saavutas 8. koha. Punktidest väljaspool lõpetasid siis Isaac Hadjar ning Arvid Lindblad, kes saavutas 10. koha. Natuke tagapool siis juba Pierre Gasly 11. kohal, 12. Franco Colapinto. Hülkenberg esialgu lõpetas 13. aga siis peale sõitu sai ta karistada. Ja ma ei mäleta, kas oli rajapiiri ületamise eest või pigem oli see, et ta nii-öelda
äh, kuidagi diplomaatilisemalt öeldes lahkus rajalt ja teenis sellega eelise. Selle tulemusena siis kukkus ta 15., andes koha tiimikaaslasele Bortoletole ning Oli Beermanile. Hülkenberg ise oli siis 15. Seejärel tulid Ocon, Sainz, Albon, Bottas, Alonso, kes siis veel olid liidriga samal ringil. 21. ja 22. koht mõlemad käisid boksis ning lõpetasid ringmaas. Nendeks olid Lance Stroll ja Sergio Perez, kellel oli siis 10 sekundit karistust, aga see ei mõjutanud tema lõpufiniši positsiooni. Üks asi, mida ma enne unustasin mainida, oli see, et Norrise 3. koht oli veel suurem üllatus, arvestades seda, et tiim arvutas tal kütusekulu valesti, mis tähendas seda, et ta pidi tegelikult sõidu jooksul kütust säästma, aga sellest hoolimata lõpetas ta ikkagi 3. Aga igatahes lähme edasi kvalifikatsiooni jaoks, põhisõidu jaoks. Esimeses voorus oli natukene draamat juba. Nimelt siis George Russell pani Lovefieldi kurvis plokki oma rattad. Et see on siis selline natukene kiirem nõelasilma kurv. Et igates sinna sisenedes pidurid läksid plokki ning läkski sellega kruusaväljale ning lõpetas hästi kergelt seinas. Ja siis see oligi natukene veider olukord nii-öelda, et ta ise rääkis ka, et nagu ta ei ole seal kurvis kunagi oma karjääri jooksul plokki pannud, aga seekord siis ikkagi juhtus nii. Ning kui ta siis sealt üle selle kruusavälja sõitis, siis oli selline olukord justkui, et nagu esipidurid ei liikunud, et need olid täiesti plokkis, aga samas siis need tagarattad ikkagi pöölesid edasi, mis siis nagu lükkas autot ikkagi ettepoole. Et see on nagu selles mõttes võib-olla erinevate eesmärkidega tegevus, et pidurdad, et mitte seina sõita, aga samas sa ikkagi annad natukene gaasi, et sa ei jääks sinna kruusa kinni. Ning siis lõpuks George Russell sõitis hästi kerget seina, et mille tulemusena siis esitiib oli justkui nagu, ma ei tea, paigast ära positsioneeritud nii-öelda, aga see oli nagu endiselt küljes. Russell siis suutis sealt välja sõita ning käis boksis ära, parandas autot natukene ning sai tagasi rajale ning pääses teise vooru. Kes aga oma vea tõttu teise vooru ei pääsenud, oli Franco Colapinto. Tema siis vahepeal pani spinni samas kurvis, kus Oscar Piastri vabateeningu ajal, seega ta hoopis siis kurvi sisenedes, mis tähendas seda, et nagu justkui, ma ei tea, aerodünaamika ei toiminud kõige paremini seal kurvis või midagi. Et aga pani see spinni ja siis tagurpidi lendas üle selle muru, mis seal kurvis oli. Ning seina ta ei pannud, et sai ikkagi boksi tagasi tulla, aga see tähendas seda, et ta oli stardivis 19. kohal. Temaga koos siis langesid välja Esteban Ocon 17. kohal, Valtteri Bottas 18. Colapinto 19. kohal, Sergio Perez saavutas 20. koha. Lance Strollile jäi vahepeal Pierre Gasly ette, aga sellest hoolimata Stroll ikkagi edastas oma tiimikaaslast Fernando Alonsot. Aga stardis tegelikult ta ei olnud Alonsost ees, sest talle määrati 10-kohane karistus, tema mootoril muudeti siis peale kvalifikatsiooni mingeid komponente, mistõttu siis saigi ta selle kohakaristuse. Pierre Gasly siis sai ka selle Strolli ettejäämise eest 3 kohta karistada. Esimeses voorus oli kusjuures see rivi eespool üsnagi huvitav. Kiirem mees oli Isaac Hadjar, teise kohal Liam Lawson, 4. Nico Hülkenberg. Et see rivi seal eespool oli huvitav ning need väljalangejad, selles mõttes ei olnud nagu just nii väga üllatused, aga nagu võib-olla Colapinto poleks väga oodanud seal. Aga nii see läks. Teises voorus kiirem mees oli Antonelli, langesid välja Bortoleto, Gasly, Hülkenberg, Beerman, Sainz ja Albon.
Portoletol, kusjuures siis esimeses voorus oli vahepeal probleeme käigukastiga, mistõttu ei saanudki ta rajale enne kvalifikatsiooni lõppu. Aga noh, sellest hoolimata siis saavutas lõpuks 11. stardikoha. Gasly siis peale oma penatit oli sunnitud alustama 15. kohalt. Kolmandas voorus siis Antonelli jäi endiselt tippu, see on tema 5. kvalifikatsioonivõit sellel aastal ning tegelikult karjääris ka. Teise koha saavutas Ferrari mees Charles Leclerc, edastades oma tiimikaaslast Lewis Hamiltoni 3. koha nimel. Russell polnud Hamiltonist üldse palju maas 4. kohal, kõigest siis 0,02 sekundit. Hadjar edastas oma tiimikaaslast, tema saavutas 5. koha, Norris oli 6. ning Verstappen oli alles 7. kohal. Hiljem ta siis kurtiski, et mootor ei toiminud just kõige paremini, et nagu see mootoril oli justkui vähem võimsust, mis tähendas seda, et ta pidi nagu rohkem täisgaasiga sõitma, mis siis omakorda nagu kulutab rohkem seda akut või seda elektrienergiat, mistõttu siis see kurub kiiremini ja siis ta kurtiski, et nende ringi lõpus oli tal nagu aku täiesti tühi ja siis seetõttu kaotas aega ning tegelikult nagu kurtiski ka oma tippkiiruse üle selle nädala jooksul. Aga igatahes siis jäi igas kvalifikatsioonivoorus alla oma tiimikaaslasele Isaac Hadjarile. 8. koha saavutas Oscar Piastri, tema siis oli jah ka kvalifikatsioonis autoga natukene raskusi, ma mõtlen juhitavuse mõttes, ning siis 9. olid endiselt Racing Bullsi mehed Arvid Lindblad ja Liam Lawson. Vormel 1 kvalifikatsioonidest, kusjuures siis tuli vahepeal välja ka selliseid päris huvitavaid omapärasid selle aasta regulatsioonidega. Et esimene tuli välja juba siis selles sprindi kvalifikatsioonis, kus siis Lewis Hamilton sõitis 3 kilomeetrit jäljest mitte kordagi pidurit vajutamata. Nimelt siis sellest Luffieldi kurvist, kus siis Russell tegi oma väikse juhtumi, et see selline keskmise kiirusega nõelasilma kurvist, selle raja viimase šikaanini Lewis Hamilton ei vajutanud kordagi pidurit. Noh, see ei tähenda seda, et ta sõitis kogu selle aja täisgaasiga, vaid ta võis nagu seda, ta võttiski gaasi vahepeal maha ka, eks ole, aga seda on ikkagi nagu päris hull mõelda, et 3 kilomeetrit pidureid vajutamata. Ning see ongi lihtsalt see akude säästmise mingid mõtted ka või midagi sellist, et see nagu või tähendab nagu see akut laadides mootor ise aeglustab autot või midagi sellist, mistõttu polegi nagu seda vajadust pidurdada. No see oligi tegelikult ka selline kiirete kurvide kompleks. Teine omapära on see, mida tegi Mercedes seoses siis selle aasta regulatsioonidega ning ma nüüd juba vabandan natuke ette, et see on selline üpris segane teema, et see võib, need terminid ja need asjad, või nagu selle idee mõistmine võib minna päris keeruliseks, et nagu mul endal oli ka sellega päris raske. Et seega ma juba vabandan ette. Aga Mercedese trikk seisneb selles, et vahetult enne ringi lõppu nad võtavad jalagaasid maha. See on väga, see kõlab nagu väga veidralt nii-öelda ja see ei töötaks absoluutselt mitte üheski olukorras, välja arvatud selle aasta vormel 1 regulatsioonidega. Nüüd, miks see töötab, on, ma nüüd räägin natukene tausta. Vormel 1 selleks aastaks on määratud ka selline reegel, et elektrimootori võimsus ei tohi väheneda kiiremini kui näiteks 50 kilovatti sekundis. See tähendab seda, et kui elektrimootori maksimaalne võimsus on 350 kilovatti, siis ei tohi nulli minna kiiremini kui 7 sekundiga. Mõte on siis selles, et vähendada neid kiiruste erinevusi autode vahel, et ei tekiks sellist olukorda, kus taga oleval autol on justkui 2 korda rohkem võimsus kui ees oleval autol. Ning siis ja sellega saab vältida neid olukordi, nagu oli Bermanil Jaapanis. Aga
on üks erand, millal see reegel ei kehti. See on siis, kui sõitja võtab jalagaasid maha. Et siis ei olegi vaja võimsust ju, kui sa näiteks pidurdad või midagi sellist, eks ole. Et ei ole vaja, et see mootor annaks hoogu juurde. Aga siis nüüd natukene motorspordi loogikat. Sirgele minnes on loogiline kasutada rohkem võimsust kohe sirge alguses, selleks, et nagu kiirendus oleks kurvist välja parem ning saaks siis ülejäänud sirge nagu justkui kiiremini sõita nii-öelda, sest sa nagu juba varem said selle hoo kõrgeks, eks ole. Ehk siis nii-öelda eesmärk oleks nagu võimalikult palju võimsust võimalikult vara ära kasutada, eriti kui tegemist on ringi lõpuga. Ja siis mida Mercedes, ma saan aru, et tegi, oli see, et nad sealt Silverstone'is viimasest šikaanist väljudes finišijooneni minnes on täisgaasiga seda aega üsna vähe, kõigest mingi 3 või 4 sekundit, eks ole. Seega, mida Mercedes tegi, oli see, et nad kasutasid justkui seda rohkem võimsust selle sirge alguses ära ning siis, et nende reeglite piires olla nii-öelda, võtsid viimasel hetkel nagu selle gaasi maha nii-öelda. Ja mõte on siis nagu justkui selles, et võib-olla see, et elektrimootori nagu see võimsus tegelikult väheneb kiiremini, aga nagu kui sõitja võtab jalagaasid maha, siis nagu, ma ei tea, ei lähe arvesse või midagi sellist. Et jah, ma tean, et see on nagu väga segane asi, ma ise ei oska ka nagu kõige paremini seda seletada, et ma väga vabandan seepärast, aga lühidalt öeldes siis Mercedese trikk seisneb selles, et nad võtavad jala gaasid maha vahetult enne finišijoont. Ja siis selle tulemusena siis Mercedese mehed olidki nagu sealt viimasest šikaanist väljudes kiiremad kui ülejäänud tiimid, aga samas siis isegi pärast jalagaasid maha võtmist oli kiirus üle finišijoone sõites enam-vähem sama. Seega nad ikkagi teenisid natukene aega sealt viimastes kurvides. Vot nii, rohkem ei ole seda tehnilist juttu, lähme siis vorme 2 ja vorme 3 tegevuse juurde, sest nemad sõitsid samuti selle nädala Silverstone'is. Ja siis alustame vorme 3-ga. Kvalifikatsiooni võitis Freddie Slater, keda me siis eelnevalt mainisime ka. Tema siis on üldarvestuses teisel kohal ning on Audi juuniorite programmis nii-öelda. Teise koha saavutas kvalifikatsioonis Teofil Nael. Meistrivõistluste liider Ugo Tšukwu oli 12. kohal ning Bruno Delbino, kes on ka nagu selles või oli selles nii-öelda mängus sees nii-öelda, saavutas kõigest 17. koha ning tegelikult nädalavahetuse jooksul ei teeninudki ühtegi punkti. Et mis seega tema on nagu justkui sellest pildist nüüd välja jäänud. Igatahes, kuna see Ugo Tšukwu saavutas kvalifikatsioonis 12. koha, siis see tähendas, et sprindisõitu alustas ta esimesena ning jah, võitiski selle sõidu. See on tema siis teine võit sellel aastal. Et ongi esimene sõitja sel aastal, kes on võitnud mitu etappi. Ning kusjuures siis ta tegi seda 17-sekundilise edumaaga teise koha ees. Et teise koha saavutas siis Jevon David, Sri Lanka sõitja, kes siis varasemalt polnudki vorme 3 sarjas eesotsas sõitnudki ning siis tegigi vahepeal siis päris kõva kaitsemängu, et ikkagi lõpetada teisena. Seega, jah, Ugo Tšukwu siis tegi rekordi, kõige suurem võitja edumaa 17 sekundit, et rekord vorme 3 sarjas siis. Tagapool siis Teofil Nael sõitis end 11. kohalt 3. et kus siis tehes viimastes kurvides oma viimase möödasõidu, et saada see poodiumi koht kätte. Põhisõidus oli põnevust samuti, et ja seekord hoopis siis esikoha nimel võitluses. Selleks
võitlejateks osutusid siis tiimikaaslased Freddie Slater ja Matteo De Ballo. Tema siis on McLareni sõitjate programmis ning eelmisel aastal regionaalvormeli Euroopa sarjas saavutas 2. koha. Ning kõik see, nad vaatasid seda esikohta vahepeal paar korda, aga siis see võitlus kulmineerus viimasel ringil. Põhiseks oli siis see, et vahepeal tuli turvaauto välja ning tuli tagasi boksi, nii et tuli viimane võidusõiduring nii-öelda, et oligi üks võidusõiduring, nagu Abu Dhabiski oli 21. aastal vormel 1. Ja siis need tiimikaaslased hakkasidki vahepeal üsna tihedalt võitlema ning isegi paar korda oli kontakti, aga siis lõpuks Slater jäi alla nii-öelda selles võitluses ja kukkus ka 6. kohale, kuna siis ta jäi võitlusest maha nii-öelda ja siis nagu kaotas sellega kiirust või midagi sellist. Igatahes jah, Slater kukkus 6. poodiumikohtadelt välja. Eespool Matteo De Ballo suutis siis Théophile Naelit taga hoida ning saavutas siis oma esimese vorme 3 etapivõidu. Théophile Nael sai 2. koha ning 3. tuli Austria sprindisõiduvõitja Ernesto Rivera. Aga paarkümmend sekundit peale sõidu lõppu tuli natukene draamat, sest Théophile Naelile anti 10-sekundiline karistust. Põhiseks oli siis möödasõit raja maas, mille tulemusena siis kukkus ta 2. kohalt 15. ehk punktidest välja. Draama jätkus siis paar tundi peale sõitu, kus siis anti päris mitmele sõitjale karistusi. Sealhulgas siis 3. lõpetanud Ernesto Riverale, tema siis sai 5-sekundilise karistuse, sest ta ei järginud võistluste žürii juhiseid. Lõpuks sai siis peale teiste penaltite 10. koha, see Mehhiko sõitja tähendab. Ning kõige tipuks siis sai sõiduvõitja Matteo De Ballo sõidust diskrahvi. Põhiseks oli see, et tema auto ei vastanud tehnilistele regulatsioonidele, nimelt täpsemalt öeldes siis auto tagaosa oli liiga madal. Seega, lühidalt öeldes, need sõitjad, kes siis esikolmikusse üle finišijoone tulid, ei teeninudki neist ükski poodiumi kohta. Ja sõiduvõitjaks siis lõpuks osutus Poola mees Maciej Kladiš, vabandust, kui ma valesti hääldasin seda. Tema siis eelmisel aasta sõitis Eurocup 3 sarjas ning siis sai ka Hispaania talvise sarja meistriks. Et see oli selle Poola sõitja esimene poodium ja võit vormel 3 sarjas. Teisena lõpetas siis lõpuks peale neid penalteid Freddie Slater ning 3. Ugo Tšukwu, mis tähendab siis seda, et peale seda sõitu on Ugo Tšukwu endiselt meistrivõistluste liider, tal on 104 punkti, 18 punkti tagapool on Freddie Slater ning 44 punkti tagapool on Théophile Nael. Nael on selles mõttes ebasoodsas positsioonis, et ühe nädalavahetuse jooksul on võimalik maksimaalselt teenida 39 punkti. See on siis võites sprindisõidu, võites põhisõidu, teenides mõlemas sõidus kiireima ringi ning võites kvalifikatsiooni. Ja siis vormel 2 on võimalik sama palju punkte teenida ühe nädalavahetuse jooksul. Et Nael on siis nagu ühe sõidu maksimumpunktid pluss 5 punkti kaugusel meistrivõistluste liidrist. Lähme edasi siis vormel 2 juurde ja jätame selle vormel 3 huvitavad juhtumid sinna tagaplaanile nüüd. Ja siis jälgime nüüd vormel 2 tegevusi. Kvalifikatsiooni võitis Rafael Camara, see minu teada siis tema 2. või 3. kvalifikatsioonivõit juba sel aastal. Teise aja tegi Alex Dunn, Iiri sõitja. Nikola Tsolov saavutas 5. koha
ja Gabriel Mini oli 10. kohal, mis tähendas seda, et Mini sai sprindisõitu esikohalt alustada ning tegelikult ta juhtiski terve sõidu välja arvatud viimase ringi, mille siis sai temast mööda Nikola Tsolov, kes siis võitiski selle sprindisõidu ning minu teada siis peale seda sõitu olidki nad viigi seisus punktide mõttes. Aga see põhisõit oli endiselt ees. Põhisõidus esimesed 2 kohalt alustanud mehed Kamara ja Tan tegid kehva stardi, tänu millele sai sõiduliidriks India sõitja Kushmaini. Tema taga oli kohe aga siis Nikola Tsolov, kes siis sõidu viimases kolmandikus sai temast mööda ning võitis järjekordse etappi. See tähendas seda, et Nikola Tsolov võitis mõlemad sõidud sellel nädalavahetusel ning on esimene sõitja vorme 2 ajaloos, kes on võitnud 3 sõitu järjest. Ja nüüd on tal juba 6 võitu sellel aastal, päris palju. Teisena lõpetas siis Rafael Villagomez, Mehhiko sõitja, kes siis tegi natukene teistsugust strateegiat võrreldes teistega. Tema siis läks hiljem nagu sõidu lõpus nendele pehmematele rehvidele ning siis seetõttu saigi neid möödasõite teha ning see oli siis tema juba 3. poodium 2 nädala jooksul, et siis ta saavutaski mõlemas sõidus Silverstone'is poodiumi koha ning Kushmaini tuli lõpuks üle finišijoone 3. Tema taga olid siis Alex Tan, Rafael Kamara ja Gabriel Mini. Ehk siis peale seda Silverstone'i nädalavahetust ja tegelikult nagu nii-öelda täpselt poole peal vorme 2 hooajas Tsolov juhib meistrivõistluste arvestust, temal on 141 punkti, 17 punkti taga on Gabriel Mini ning juba natukene kaugemal 47 punkti taga on Kamara ja 49 punkti taga Alex Tan. Nüüd on meil alles ainult siis nädala põhisündmus, milleks oli vormel 1 pühapäevane võidusõit. Seal siis oli stardirivis rehvide valik üksluine, kõik siis alustasid keskmise seguga rehvidel. Soojendusringil oli natukene draamat, nimelt siis peatus Aston Martini mees Fernando Alonso, seal Märgatsi ja Becketsi kurvikompleksis. Nimelt siis auto lülitus ta lihtsalt välja. Pärast sai ta liikuma küll, sai nagu tagasi liikuma, aga siis alustas sõitu boksi teelt. 1 tuli, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld. Sõit läks käima, Ferrarid said väga hästi minema, nemad siis tõusid esimeseks ja teiseks Antonelli ette. Hamiltonil aga siis vahepeal oli selline, enne starti selline hästi kerge jõnksatus ettepoole, et mida võis siis lugeda justkui nagu selle vale stardina ning Hamiltonile anti selle eest 5-sekundiline karistus, aga vähemalt oli ta 2. kohal ning tema tiimikaaslane Charles Leclerc juhtis sõitu. Tagapool läks asi päris pingeliseks 6. koha nimel, nimelt siis esimesse kurvi minnes oli korraks isegi 4 autot kõrvuti ning paar kurvi hiljem ma saan aru, et oli kontakti Oscar Piastri ja Liam Lawsoni vahel. Selle tulemusena siis Piastri esitiib sai kahjustada, aga vähemalt esimesel ringil jäi siis rajale, aga ta ikkagi langes esikümnest välja ning siis saadigi aru, et see esitiib tuleks välja vahetada, sest kiirust üldse ei olnud enam ning 2. ringi lõpus tuligi boksi ja langes selle tulemusena eelviimaseks, aga mitte viimaseks. Põhiseks oli siis see, et tagapool oli ka vahepeal olnud kokkupõrge Oli Peermani ja Alex Alboni vahel. Nimelt siis selles mõttes üsnagi sarnane olukord sellele, mis toimus sprindis Perezi ja Alonso vahel, aga lihtsalt natukene teises kurvis, et see on äkki see 6. kurv. Et igatahes
Albon siis pani pidurit plokki, noh, kurvi Apexisse ei pannud ja siis selle tulemusena sõitiski Behrmani tagarattasse. Behrman pani spinni, aga sai sõitu jätkata. Alboni auto sai kahjustada, tuli boksi ning sai nagu Pereski 10 sekundit karistada. Ehk siis peale esimest ringi oli Ferraride kaksikjuhtimine Charles Leclerc ja Lewis Hamilton esimene teine, seejärel Mercedesed Antonelli Russell, Hadjar oli 5, tema taga kohe tiimikaaslane Max Verstappen. Lando Norris kaotas 1 koha, tema oli nüüd 7. Lawson tõusis 2 kohta, tema oli 8. Limplad oli endiselt 9. ja 10. oli tõusnud ei keegi muu kui ka Los Sainz. Tema siis teenis esimese ringiga 4 kohta. Aga noh, tema auto ei olnud nagu piisavalt kiire, et seda 10. kohta säilitada, et siis temast hakatigi vaikselt mööduma. Üks olukord, mis mis sinna otsepilti ei sattunud, oli see, et Nico Hülkenberg pani vahepeal spinni teisel ringil, et seetõttu tulid korraks kollased lipud välja, aga no see oligi selline jah, et sellest Lovefieldis, kus siis Russellil väike intsident oli kvalifikatsioonis, sealt väljudes siis Hülkenberg lihtsalt pani korraks spinni, tegi siis 360-kraadise spinni, sai jätkata, aga siis selle tulemusena langes 4 kohta 19. Ning eespool siis Leclerc põgenes, Antonelli siis vahepeal sai umbes selline 10. ringi peal või midagi sellist Hamiltonist mööda, tõusis sellega 2, Hamilton oli 3, aga siis Leclerc oli ikkagi Antonellist umbes 5 sekundit eespool. Tagapool siis Verstappen jälitas Russellit, kes oli 4. kohal, samuti oli ka võib-olla midagi kujunemas Hadjari ja Norrise vahel, nemad olid ka üsna tihedalt koos. Ning siis nii-öelda keskväljamehed olid juba järgmised, Lawson 8, Lindblad 9 ja 10. kohal Audi mees Gabriel Bortoleto. Ja siis vahepeal sai Verstappen Russellist mööda, tõusis sellega 4. ja siis tuligi see bokside round nii-öelda ja strateegia oligi väga üksluine, et kui ma ütlesin, et kõik alustasid keskmise seguga rehvidel, siis läksid kõik ka kõva seguga rehvidele peale boksi peatust. Et mingeid selliseid erandeid ei olnud. No okei, võib-olla välja arvatud Albon, kes siis tegelikult peale seda avariid lihtsalt tegigi sellest sõidust testisessiooni, sest ta polnudki väga lootust nagu sinna punktidesse tagasi saada või midagi siis. Tegelikult enne ta ei olnudki punktides, aga polnudki väga lootust nagu midagi teha nii-öelda, seega lihtsalt hakkaski autot testima või midagi sellist. Ja siis Piastril ka natukene teistsugune strateegia võib-olla, aga minu meelest ta läks ka ikkagi kõvade rehvide peale. Aga igatahes siis Hamilton sai vahepeal oma karistust kanda boksis, mille tulemusena said mööda Verstappen ja Russell. Verstappen oli siis 3, Russell kohe tema selja taga 4 ning Hamilton ka kohe seal pundis 5. kohal. Nende boksipeatuste ajal, kus see oli ka vahepeal väga lühike virtuaalse turvaauto periood, põhiseks oli siis see, et rajale oli järsku sattunud vihmavari või õigemini päiksevari, sest vihma ei sadanud, oli hoopis selline ilus päikeseline ilm ning see oli nagu niivõrd lühike, et seda ei saanud kasutada tasuta boksipeatuse saamiseks. Aga igatahes siis tagasi sinna 3. koha heitlusesse Verstappeni, Russelli ja Hamiltoni vahele. Kunagised tiimikaaslased Russell ja Hamilton vahepeal siis võitlesid üsna ägedasti, aga siis Russell jäi selles võitluses peale. Paraku oli Russellil selline väike probleem, et tema rehv oli tühjenemas. Et see ei olnud nagu see, et järsku läheb tühjaks, vaid et see lihtsalt nagu kaotab vaikselt seda rehvi rõhku. Sellest hoolimata siis ta ikkagi sõitis nii-öelda edasi, et ta kohe boksi ei tulnud ja läkski korraks isegi Verstappeniga võitlema, aga siis ikkagi läks boksi
ja väljus 7. ning siis hakkaski vaikselt kohti tagasi noppima, näiteks möödudes Hadžarist. Eespool siis 3. koha nimel võitluses jälle Hamilton suutis mööduda oma kunagisest tiitlirivaalist Verstappenist, tõusis sellega 3. Samal ringil siis, mis oli siis 38. ring, Hülkenberg oli sunnitud katkestama. Tema autol oli siis probleeme käigukastiga ning pidi siis ringraja peatuma raja ääres ning selle tulemusena tuli välja virtuaalne turvaauto. Et seda juhust siis kasutasid ära 3 sõitjat, et boksi minna. Nendeks olid Verstappen, Norris ja Hadjar. Eespool oli siis Antonelli ka vahepeal lõpuks boksis käinud, paar ringi enne virtuaalset turvaautot ning selle tulemusena ta oligi teiseks kukkunud, aga ta oli Leclerc'ile lähenemas. Ja siis läheneski umbes sellise 2-3 sekundilise vaheni, enne kui tal probleemid tulid. Nimelt siis üle Kopsi kurvi ehk 9. kurvi äärekivi minnes siis tal eesmisel vasakul rattal järsku läks katki, inglise keeles nimetatakse seda wheel shield'iks, et ma ei tea, mis selle eestikeelne nagu vastand oleks nii-öelda või nagu mis vastaks sellele, aga ma lihtsalt ütlen siis ratta sisekülje kaitse, sest see ongi põhimõtteliselt selle eesmärk. Et see siis nagu aitab neid temperatuure reguleerida piduritel ning siis ka mõjutab õhuvoolu. Ning siis kui Antonelli see katki läks, siis probleem oligi see, et see mõjutas seda auto aerodünaamikat nii, et tal nagu seda haaduvust enam nii väga ei olnud. Ta pidi siis paar korda boksis käima, et seda probleemi lahendada. Esimesel korral lihtsalt vahetati rehve ja esitiiba, aga endiselt ei olnud autol haardavust. Alles teisel korral siis probleem teatud määral lahendati, aga siis ta oli juba 9. langenud. Kusjuures siis vahepeal, kuna ta oli niivõrd mitu korda rajamaas käinud oma sellise katkise autoga, siis anti talle 5-sekundiline karistus rajapiiride eest. Nüüd see on nagu selline natukene küsitav ka, sest tegelikult ta nagu selles mõttes ajalist teenist ei teeninud sellega, et ta rajab maas käis. Asi oli lihtsalt selles, et autoga oli nagu päris raske sõita. Et ja see sai nagu nii-öelda natukene kriitikat vormel 1 jälgijate poolt. Aga siis igatahes Antonelli kukkus 10. ent sõitis ikkagi edasi, et mingit kas või punktigi kätte saada, sest see tiitliheitus võib ikkagi väga tihedaks minna, nagu ajalugu on näidanud. Et kas või eelmine aasta Norris võitiski tiitli 2 punktiga. Aga siis eespool Leclerc oli jäetud sellise päris suure vahemaaga oma tiimikaaslase ees, et ta oli 20 sekundit Hamiltoni ees juhtimas Ferrari kaksikvõitu nii-öelda. Enne kui sõit taas kord pea peale pöörati. Nimelt siis, mis see võis olla, 6 ringi enne finišit, Max Verstappen pani spinni ning sellega oli tema sõit läbi. See oli siis seal Stowe'i kurvis, mis on enne kiire kurv enne viimast šikaani. Sinna siis sisenedes auto läks jällegi ülejuhitavaks, ta nagu justkui üritas seda püüda ja siis üle korrigeeris seda ning lõpetaski sõidu olles kinni kruusas. Pärast Verstappen siis rääkiski ka, et see oli sarnane olukord sellele, mis oli tal Austrias kvalifikatsioonis, et nagu jällegi tagatiivaga seotud, et seekord ma saan aru, et tagatiib nagu justkui ei sulgenud korralikult, mistõttu siis ongi tagaratastel vähem haardavust ja siis sealt see ülejuhitavus tekkis. Ning Verstappen oligi üsna frustreeritud selle olukorraga.
isegi kui ta oleks nagu kolmandana lõpetanud, siis nagu ta ise väitis ka, et nagu isegi kui ta oleks kolmandana lõpetanud, siis see nagu oleks ikkagi suht õnnega tulnud nii-öelda, et see ei ole nagu see kiiruselt kolmas, vaid et lihtsalt see, et ees olevad autod natuke langesid välja ja siis tänu sellele sai kolmanda koha. Et selles mõttes ta ei jäänud selle nädalavahetusega jah rahule. Aga jah, igatahes siis Verstappeni spinni tulemusena pandi välja turvaauto ning siis see tekitas sellise olukorra, kus võis tekkida nii-öelda viimase ringi võitlus, nagu oli samal päeval vorme 3 põhisõidus ning ka 21. aastal Abu Dhabis. Seetõttu siis kõik sõitjad käisid vahepeal boksis, et panna oma autodele alla pehme seguga rehvid. Oli aga paar erandit nende seas, kes veel sõidus olid, ja nendeks olid Mercedese mehed. Ehk siis Russell ei tulnud boksi ning tänu sellele sai ta napilt Lewis Hamiltoni ette, et ta oli nüüd teisel kohal. Aga no samas, kui see sõit oleks käima läinud, siis ta oleks nagu pidanud väga kõvasti kaitsma, et oleks üldse võimalus säilitada see teine koht. Ning samuti ei käinud boksis Antonelli. Noh, ma ei tea, kas ta üldse oleks saanud panna alla, et need uued pehme seguga rehvid, et nagu ma väga ei mõista, miks teda boksi kutsutud, sest noh, oleks saanud esiteks panna võib-olla pehme seguga rehvid alla või kas või lihtsalt oma 5-sekundist karistust ära kanda, et noh, sest see turvaauto jääb ikkagi kõik kokku nii-öelda, eks ole. Ja siis noh, ütleme, et olukorras, kus oleks olnud üks ring võidusõitu, siis noh, Antonellil oleks ikkagi päris raske olnud teiste eest ära põgeneda, et ikkagi punkte teenida nii-öelda, nagu kas või see ainult 1 punkt. Et seega, no samas, kui ta oleks turvaautol seda karistust ära kandnud, siis võib-olla ta oleks ikkagi kohti kaotanud. Noh, igatahes Antonelli boksi ei tulnud, nagu tema tiimikaaslane Russell, kes siis tõusis vahepeal teiseks. Eelviimasel ringil anti teave, et turvaauto tuleb boksi sellel ringil, aga ja siis ringi lõpus turvaauto ei tulnud boksi. See tähendas seda, et viimane ring sõideti endiselt turvaauto all. Pärast siis seletati, et tegemist oli tõrkega tarkvaras, et seda teavet ei oleks pidanud üldse tulemagi. Ja siis teine asi on see, et tolles olukorras oleks võidusõit olnud reeglite vastane. Nimelt siis eelviimasel ringil anti teave, et need sõitjad, kes on ringiga maha jäänud, võivad nii-öelda minema sõita, et nagu oma ring tagasi teha nii-öelda, et nagu võib turvaautost mööduda. Nüüd aga siis, mida reeglid ütlevad, on see, et kui see teave antakse, siis nagu järgmisel ringil kohe ei tohi võidusõitu teha, vaid alles ülejärgmisel võib. Ehk mida see tähendab, on ka see, et tegelikult see 2021. aasta Abu Dhabi Grand Prix viimase ringisõit oli selles mõttes seaduste vastane, et FIA rikkus selles mõttes oma reeglid nii-öelda. Ja nagu selles mõttes on jah tore, et nad õppisid oma vigadest, aga fännid ei olnud üldse rõõmsad sellega, et nii-öelda neid justkui peteti, et öeldi, et turvaauto tuleb sisse sellel ringil, aga see ei tulnud nii-öelda. Ja siis jäädigi ilma sellest nii-öelda viimase ringi võitlusest. Aga igatahes siis selle tulemusena siis Charles Leclerc tuli esimesena üle finišijoone. See oli tema esimene võit sellel hooajal ning esimene alates 2024. aasta oktoobrist, millal ta võitis USA Grand Prix ning kusjuures see on siis Ferrari 250. etapivõit vormel 1 sarjas, et selles mõttes vägagi ajalooline. No, ning kindlasti see oli üks selline etapp, mida oli Leclerc'il väga vaja tollel hetkel, et arvestades neid keerulisi etappe, mis tal nii-öelda viimased paar tükki olnud on,
et no selles mõttes nii-öelda tere tulemast tagasi võitjate ringi Charles Leclerc. Teise koha saavutas siis George Russell. Noh, nädalavahetus polnud jah, just selline kõige sujuvam nii-öelda, et sprindis poodiumil ei saanudki. Põhisõidus, noh, ehk selles pühapäevases sõidus, noh, kiirust justkui nii väga ei olnud ka, et noh, võrreldes Antonelliga näiteks. Et ja siis noh, oligi rohkem võitlemas Verstappeniga näiteks. Ja siis noh, pluss siis see rehvi rõhu kaotamine nii-öelda, mistõttu pidi ta tegema lisaboksi peatuse, mida ta algul ei planeerinud. Aga siis tänu sellele, et ta nii-öelda selle viimase turvaauto ja boksi ei tulnud, teenis ta ikkagi teise koha. Et selles mõttes oli õnn tema poolel ikkagi ja teine koht oli, noh, neid tingimus, ma mõtlen tema kiirust arvestades kindlasti parem, kui ta oleks osanud oodata. Hamilton siis järjekordselt on oma koduetapil poodiumil, minu teada siis tema 16. kord juba Silverstone'i rajal poodiumil. Neljandana tuli üle finišijoone Lando Norris. No McLarenitel jah, oli nagu selline, noh, ei olnud selle nii-öelda Mercedese või Ferrari tasemel, aga noh, samas Ferrari tegelikult ka ei oodanud, et nagu neil nii väga kiirust oli, aga ei näe, kuhu nad sattusid. Norris siis, noh, McLaren ei olnud jah, selline kõige parem auto tollel rajal, aga ometi siis jäi nii-öelda selles sõidus ellu, tuli üle finišijoone neljandana ning noh, lisaks siis ka sprindisõidu poodiumi finiš. Et tema jaoks siis üllatuslikult hea nädal, võib öelda, aga McLarenil on endiselt natukene maad nagu nii-öelda paremuse poole. Hadjar tuli siis üle finišijoone viiendana, päris kõva punktisaak ja noh, see on täitsa okei nädalavahetus oli tal, võib öelda. Pluss siis see, et ta edastas kvalifikatsioonis Verstappenit, aga noh, Hadjar minu meelest vist ütles ka pärast sõitu, et ta nagu oleks justkui rohkem tahtnud, aga 5. koht on 5. koht. Liam Lawson, 6. koht. Väga hea sõit jällegi, et nii-öelda ülejäänud maailma parim ning tema tiimikaaslane tuli üle finišijoone 7. Ehk siis Lawson ja Lindblad minu teada siis tegid nüüd hooaja parima punktisaagi nagu selle Racing Pulsi tiimi jaoks. Super nädalavahetus, mis on siis 15 punkti selle nädalaga. Gabriel Bortoleto üle finišijoone 8. Hooaja parim tulemus ning Audid on lõpuks tagasi punktides. Hea töö tema poolt, et noh, kiirust oligi. Ta oligi minu meelest terve sõidu põhimõtteliselt seal 10. koha juures ja isegi oligi Racing Pulsi meestega sama tempoga ning siis tänu õnnele teenis paar kohta, lõpuks siis 8. Alpiini mehed said lõpuks siis 9. ja 10. koha. Noh, Antonelli esialgu tuli üle finišijoone 9. aga siis tal ei vedanud sellega, et tal oli 5-sekundiline karistus, mistõttu siis ta kukkuski Cadillaci meeste vahele punktidest välja. Ning mõlemad alpiinid olid punktides, Colapinto 9, alustades 19. kohalt ning Gasly 10. Et noh, alpiinil ei olnud jah, nagu selle nädala kõige rohkem kiirust, aga noh, ma arvan, et nad võivad olla selles mõttes rõõmsad selle tulemusega, et ikkagi punkte teenisid, aga nad ise ütlesid ka, et konkurentid samas teenisid rohkem punkte nii-öelda. Et selles mõttes võib-olla nagu seis on nüüd natukene ebasoodsam peale seda etappi. Aga noh, ikkagi 3 punkti on parem kui 0. Carlos Sainz tegelikult lõpetas esialgu 11. aga siis peale sõitu anti talle karistus, millega kukkus ta 17. Ning see on väga huvitav karistus, mis talle anti. Talle anti terve ringiline karistus. See tähendab seda, et kuigi Sainz lõpetas esialgu Leclerc'iga samal ringil, siis
nii et tulemustes tema tulemus ongi see, et jäi Leclerc'ist ühe ringiga maha. Ja ja siis ma nüüd vabandan, et jälle et see tuleb selline natukene segasem teema jälle. Aga ning see tundubki selline üsna bürokraatiline asi olevat, mis tal juhtus. Aga ma üritan siis võimalikult lihtsalt seletada. Leclerc käis siis kohe peale turvautorajale tulemist boksis. Sainz seda kohe ei teinud ja seetõttu oligi Leclerc'i taga. Aga siis Sainz tegelikult siis ring pärast Leclerc'i boksi peatust tuli ise samuti boksi. Ning siis kusjuures, ja siis Silverstone'il ongi selline boksitee lahendus unikaalne, võib öelda. Et nimelt, mille tulemusena siis Sainz tegelikult tuli üle selle stardi-finišijoone enne Leclerc'i. Ja siis reeglid justkui on nagu sätestanud seda, lihtsamalt öeldes, et ringiga maha jäänud on need sõitjad, kes nagu teatud ajahetkel siis on sellest sõiduliidist nii-öelda ringiga maas. Et lihtsamalt seletades siis üle stardi-finišijoone sõites. Ja siis Sainz oligi tollel hetkel Leclerc'ist ees, ehk justkui ta oli nagu oma ringi tagasi sõitnud nii-öelda. Kuigi tegelikult pärast boksi peatust oli ta ikkagi Leclerc'ist ringiga maas. Aga siis, kui tuli see korraldus, et need ringiga maha jäänud sõitjad võivad oma ringi tagasi teha, siis Sainz ei olnud selles nimekirjas, sest teda nagu justkui ei klassifitseeritud selle ringiga maha jäänud sõitjaks nii-öelda. Aga ometi Sainz ikkagi tegi oma selle ringi tagasi. Ning siis peale sõitu antigi talle see terve ringiline karistus, millega kukkuski ta 17. Ning väga veider, et vabandust, kui ma nüüd väga segaselt seletasin, aga lihtsalt seletades, kokkuvõtlikult, Sainz sai karistada selle eest, et ta oli üle stardi-finišijoone sõites mööda boksiteed Leclerc'ist ees. See tähendas siis seda, et Oscar Piastri oli nüüd 11. Tema jaoks keeruline nädalavahetus, et oligi terve nädal on Norrisest aeglasem, et autoga oli raskusi, pluss siis see esimese ringi juhtum, aga siis lõpuks tuli üle finišijoone 11. Oli Beerman 12. tiimikaaslane Ocon 13. Haasidel ei tundugi väga seda kiirust olevat praegu, et punkte saada. Aga see on ikkagi võib-olla parem tulemus, kui nad võisid oodata. Tänu sellele õnnele. Perez tuli üle finišijoone 14. Hea tulemus. Antonelli oli siis 15. ja Bottas 16. kohal oli viimane mees, kes siis liidritega samal ringil oli. Ringiga maas olid 3 sõitjat, Carlos Sainz, peale oma siis seda penatit, Alonso ja Lance Stroll, kellele siis peale sõitu anti 5-sekundiline karistus rajapiiride ületamise eest, aga tema seda lõpptulemust ei mõjutanud. Stroll, kusjuures siis sai selle viimase 10 ringi jooksul 3 korda rajapiiride ületamise eest karistada. Nii kui aus olla, siis selle pardakaamerast oligi näha ka, et selle Aston Martiniga on päris raske sõita, et ta ise kurtis pärast ka, et see oli haaduvust ei olnud. Ja siis tegelikult siis ongi nagu kerge rajab maha sõita, eks ole. Ja siis oligi nii, et sõitis äkki 4 korda üle rajapiiride, sai esimese karistuse, tegi 5. korra, sai 2 korda karistada ning sõitis 3. korda, sai 3. korda karistada. Et need ehk kokku sai ta 15 sekundi jagu rajapiiride karistusi. Neist 2 tükki siis kandis boksides ära ning siis 3. tuli peale sõitu. Max Verstappen, kuigi ta pani spinni, on sõidus ikkagi klassifitseeritud 20. Põhiseks on siis see, et ta läbis 90% võistlusdistantsist. Aga siis, kes on katkestanud sõidust, olid Alex Albon,
tema auto siis sai esimese kurvi intsidendis kahjustada ning pärast tegigi ta lihtsalt testisessiooni ning siis jah, tuligi boksi, et katkestada seal üsna sõidu lõpupoole ja samuti oli katkestaja Nico Hülkenberg, kes siis ütleme, et seal 13. kohalt ja peatus raja ääres käigukastide probleemiga. Sõitjate arvestuses siis Antonelli endiselt juhib, aga George Russell on nüüd kõigest 25 punkti tagapool. 25 punkti on see summa, mis on võimalik saada etapivõidu eest. Lewis Hamilton on kolmas, Antonellist 32 punkti taga. Ja siis Leclerc tõusis 6. 4. oma selle etapivõiduga. Samal ajal siis Piastri kukkus 2 kohta, 4. 6. pärast oma punktideta pühapäevast sõitu. Mis siis veel on muutunud sõitjate arvestuses? Lindblad tõusis 11. Ette siis oli Bermanist ja Franco Colapintost, ehk Racing Bullsi mehed on nüüd 10. ja 11. kohal sõitjate arvestuses. Samuti tõusis 3 kohta Gabriel Bortoleto, tema on nüüd 14. möödudes Sainzist, Albonist ja Oconist, kes on 17. kohal. Konstruktorite arvestuses seevastu muutusi ei ole. Mercedes endiselt juhib 333 punktiga, täpselt 333 ma mõtlen. Ferrari on 78 punkti taga, neil on 255, kolmas on siis McLaren ja 4. on Red Bull. Alpini ja Racing Bullsi vahel on tegelikult üsna väike vahe. Alpinil on 60 punkti ja Racing Bulls on kõigest 1 punkt tagapool. Ja siis arvestades, et Racing Bulls tundub olevat praegu see parim keskväljatiim, siis võib võitlus selle võibki see 5. koht peagi muutuda konstruktorite arvestuses. Lõpuks saime siis selle teemade rohke Suurbritannia Grand Prix'ga ühele poole. Lähme edasi tulevase Belgia Grand Prix juurde ja teeme väikse eelvaate. See toimub siis Spa-Francorchamps ringrajal. See on selline väga ajalooline rada, sest see korraldas vormel 1 etappi juba selle esimesel hooajal aastal 1950. Tegemist on hooaja kõige pikema rajaga. Selle pikkus on täpselt 7,004 kilomeetrit ehk ümmarguselt 7 kilomeetrit. Ja no tegelikult kunagi oli see ka 2 korda pikem, enne kui see ümber konfigureeriti turvalisuse huvides seal 70. lõpul. Aga praegusel raja konfiguratsioonil on, see on selles mõttes mitmekülgne, et esimene sektor on põhimõtteliselt sirge, et ongi üks selline aeglane kurv ja siis ongi ülejäänud täisgaasiga mingi vähemalt kilomeeter järjest. Sealhulgas on siis need legendaarsed Jau Rouge ja Radillon kurvid, et sellised kiired ülesmäge täisgaasi kurvid. Et seal on nagu sellel esimesel sektoril on oluline, et kiirus sirgetel oleks hea. Teine sektor seevastu on täis kiireid kurve, et seal on just nagu rohkem seda aerodünaamikat vaja. Ning kolmas sektor on üsna sarnane esimesega, et väga palju seda täisgaasi lõiku, et oleks vaja kiirus sirgetel, aga siis samas siis ka viimane šikaan, mis on ka selline üsna aeglane. Ehk lühidalt öeldes, sellel rajal on nii sirgeid lõike kui ka kurve ning aga üldiselt ongi aerodünaamikat nagu pigem vähe nii-öelda, et no need tiivanurgad on pigem väiksed, et suruks autot alla pigem vähem, mis tähendab seda, et see õhutakistus jõud on ka väiksem nii-öelda. Ja selles mõttes ongi kohati sarnane Silverstone'iga. Aga see Belgia Grand Prix on olnud väga tähtis Michael Schumacheri jaoks. Aastal 1991 tegi ta Jordani tiimis oma vormel 1 debüüdi just sellel rajal
järgmisel aastal sai samal ajal juba oma esimese etapivõidu ning aastal 2004 võitis seal oma 7. vormel 1 tiitli. Samuti lisaks Schumacherile on saanud oma esimese etapivõidu just siin Jim Clark ja Charles Leclerc. Selles etapis on olnud ka mõnikord suur faktor vihm. Näiteks siis aastal 1998 oli 13-autone avarii esimesel ringil, et seda peetakse tavaliselt üheks suurimaks selliseks või kõige kulukamaks avariiks vormel 1 ajaloos. Aastal 2008 tuli viimastel ringidel vihma, mis viis sellise huvitava lahinguni Lewis Hamiltoni ja Kimi Räikköneni vahel, kus siis ükskord pani üks mees spinni, teinekord teine mees spinni. Lõpuks siis Hamilton tuli esimesena üle finišijoone, aga pärast sõitu määrati talle karistus, mistõttu kukkus ta 3. ning võitis hoopis Felipe Massa. Ning ka loomulikult siis 5 aastat tagasi toimunud nii-öelda võidusõit 2021. aasta Belgia Grand Prix, kus oligi jah, lihtsalt 2 ringi turvaauto taga ja oligi kogu sõit tehtud. Et põhiseks oli siis see, et vihma sadas niivõrd palju, et polnudki turvaline võidusõitu teha nii-öelda. Ja siis sellest saigi nii ajaloo kõige lühem vormel 1 etapp. Sellisel tiimil, mis on nii-öelda tänapäeval Aston Martini nime all, on olnud minevikus teiste brändide all päris palju edulugusid. Nimelt siis 91. aastal, nagu juba mainisin, kui see veel oli Jordani tiim, tegi Michael Schumacher oma debüüdi. 7 aastat hiljem veel Jordani nime all selles kaootilises etapis sai tiim oma esimese võidu. Nimelt siis Damon Hill võitis etapivõidu, sai etapivõidu ja tiimikaaslane Ralf Schumacher tegi sellest Jordani kaksikvõidu. Aastal 2009 oli tiim juba Force India nime all ning tollel ajal oligi tiimil üsnagi raskusi, et oma nii-öelda esimesel aastal selle nime all 2008 ei teeninudki nad ühtegi punkti ning 2009 aastal samuti kuni Belgia Grand Prix'ni, kus siis järsku Giancarlo Fisichella teenis kvalifikatsioonivõidu selle punktideta Force India tiimi jaoks. Ning see on nagu selline lihtsalt vedas asi nii-öelda, vaid nagu Force Indial oli päriselt kiirust ja siis lõpuks lõpetaski sõidu teisena. Edulugusid Force India roolis on olnud ka Nico Hülkenbergil, tema siis aastal 2012 ja 2016 saavutas 4. koha Force India roolis ning 2018 läks siis Force India tiim pankrotti. Tiimi ostis siis ära Lawrence Stroll ehk Lance Strolli isa ning siis sellest sai Racing Point ning hiljem ka Aston Martini tiim. Aga siis 2018 Belgia Grand Prix oligi nagu esimene etapp selle Racing Pointina nii-öelda või selle Lawrence Strolli juhtimise all nii-öelda. Ja siis kusjuures selles sõidus siis Esteban Ocon saavutas 3. koha kvalifikatsioonis, et jällegi üks selline, see võib öelda, et selle kunagi see teiste nimede all olnud Aston Martin tiimil on olnud edulugusid selles Spa-Francorchamps ringrajal. Aga kellele siis pilku pöörata? Nagu ikka, nomineerin 3 nime. Üllatusmees punktides, selleks ma panen Gabriel Bortoleto. Eelmisel aastal saavutas siis ta Kick Sauberiga, mis siis tänapäeval on nüüd Audi 9. koha ning kui ta veel vormel 2 sõitis, siis saavutas põhisõidus 2. koha sellel ringrajal. Et seega edu tal on ning ma arvan, et Audi võib isegi punktidesse taaskord saada. Üllatusmees üldine, nagu selline üldine üllatusmees. Ma ei ole kindel, et ta punktidesse saab, aga ma arvan, et Alex Albon võib teha päris tugeva soorituse. Et Red Bulli aegadel sai ta
päris tugevaid punktesid ja samas Williamsis on ka teinud üllatuslikke etappe. Näiteks 22. aastal saavutas järsku Williamsiga 6. koha kvalifikatsioonis ning teeniski ka põhisõiduspunkti. See oli siis minu meelest 1/3 korrast tollel aastal, millal Albon punkte teenis. Ning eelmisel aastalgi tegi päris tugeva soorituse, lõpetaski äkki 5. või 6. Aga kes võib Belgia Grand Prix võita? Ma arvan, et jällegi tuleb siis, arvestades seda, et see on üsna sarnane rada Silverstone'iga kohati, et siis tuleb jälle selline Ferrari versus Mercedes. Antonellil ei ole siin just kõige paremini läinud. Eelmisel aastal ei teeninud punkte sprindis ega põhisõidus ning vormel 2 sarjas, kui ta seal sõitis, siis saavutas 9. koha põhisõidus, mis on selline, tema standardit arvestades üsna keskpärane. Russell sellel 21. aastal, kui ta veel sõitis Williamsis, saavutas kvalifikatsioonis, selles märjas kvalifikatsioonis sensatsiooniliselt 2. koha ning kuna võidusõitu ei olnudki, siis jäigi tema lõpptulemuseks teine koht. See oli tema esimene poodium vormel 1 karjääris ning 24. aastal tegelikult tuligi esimesena üle finišijoone ka, enne kui ta sõidust disklahvi sai, sest tema auto oli alakaaluline. Ferrari poolelt siis Lewis Hamiltonil on sellel rajal 5 etapivõitu, ja siis on lõpetanud poodiumiga 11 korda 19. Aga samas 5 korral on ta ka katkestanud sõidust ja seda just nagu nende mingite erinevate kokkupõrgete või avariide tulemusena. Et seega Hamiltonil on selline nii ja naa tulemused Belgias. Ja siis Charles Leclerc, nagu juba mainisin, 2019 sai karjääri esimese etapivõidu just siin rajal. Ning viimast 3 aastat on ta lõpetanud 3. kus siis ka on 3 korda on kvalifikatsioonivõitja sellel rajal, ehk 2019, 2023 ja 2024. Ning mul ongi selline tunne, et Charles Leclerc võib taaskord võita. Ma panen siis Belgia Grand Prix võitjaks Charles Leclerc'i. Ning siis ka lõpetuseks ajakava Belgia Grand Prix'st. Kusjuures siis sõidavad ka vormel 2 ja vormel 3 sarjad, aga toon siis välja vormel 1 ajakava. Reedel, 17. juulil kell 14.30 on esimene vabateling, 18.00 teine vabateling. Laupäeval 18. juulil kell 13.30 on 3. vabateling ja kell 17 kvalifikatsioon. Ning pühapäeval 19. juulil kell 16.00 hakkab Belgia Grand Prix. Ma arvan, et on nüüd aeg selline tavaliselt pikem saade lõpetada. Nagu ikka, ma väga tänan, et olete püsinud vormelipäeviku lainel ning kohtume siis tõenäoliselt 2 nädala pärast peale Belgia Grand Prix'd.